Hea vaataja, ma pean tunnistama, et see on meil nüüd 3. võte, kuna 2 eelmist võtet läksid sellepärast metsa, et mikrofon tuleb vahest sisse lülitada. Meil on selline väike mikrofon, siuke junn, mis on mööda juhet tuleb teie kaamerani ja nüüd me räägime sama juttu uuesti, mida me juba 2 korda rääkinud, siin läheb 3. kord, ma ei tea, mida me nüüd kokku räägime siin, aga proovime. Ehk siis oleme Paldiskis ja täna on pühapäeva õhtu ja püüame teha pilti. Miks Paldiskis ja miks pimedas, kui tavainimene magab kodus või on kusagil Coca-Cola plaasas või ma ei tea, sööb restoranis head toitu, siis meie istume siin, kell on kusagil 11 juba ja õues on päris külm. Oleme siin tuulepargis, meie ümber on mingisugune 20 tuulikut, mis vaikselt mühisevad ja püüame teha niisugust tähistaeva pilti, panna nagu tähed liikuma ja panna liikuma, no need propellerid juba liiguvad. Karlil on juba nohu, nagu te näete. No selle vastu on keegi, tuul hakkab tõusma, aga no proovime teha pilti ja mille teeme pilti 2 kaameraga, üks on Canon 7D, teine on Canon 5D Mark III. Meil on 3 optikat kasutada, 15mm kalasilm, 1740 lai ja 24-105 toru. Mis ma veel rääkima pidin? Et me oleme pannud tegelikult see kaamera pildist sinna meist paremale, seal on tiivik. Ja selle tiivikuga on see asi, et sinna jääb ka see põhjasuund. Et saaks selle tähed liiguvad ka nagu erinevalt, et kui sa vaatad nagu kas põhja või lõunasse ja kui põhja pool on, siis ta peaks hakkama tegema nagu ringe. Ja kui on lõuna pool, siis nad lähevad nagu pikkade juttidena, et tahaks proovida seda ringi, et me ei ole küll proovinud seda ja ei ole ka saanud, et me nüüd vist teeme kõik see pikema sarjaajaga üldse vist, mis me oleme teinudki, siukest õispilti. Jah, meil ennem oli 34 minutit vist jah, oli 34 mintsa, et nüüd me proovime juba siin see 40 minutit või siis tundi ja miks meil just niisugune sarjaaeg on tegelikult selles suhtes, et kuna on väljas veel meil niisugune lumi on olemas. Ja see peegeldab nagu selles suhtes, et ta mitte tekib valgusmüra, vaid ta läheb lihtsalt heledamaks, et see pilt võiks olla isegi nagu tumedam, et siis saaks nagu pikemalt võtta, et muidu põleb, ma arvan, see kõik ära nagu, et on nagu... See põleb? Põleb sisse. Et siuke väljend kohe olemas, eks ju? Jah, et... Ja siis kui pilt on liiga valge, mõni detail on nagu hakkab nagu hüppab näkku, siis selle väljendi täpne nimelt see on põlemine. Jah, lihtsalt on ära põlenud. Fotograafia väljend, jätke meelde. Jah. Näete, praegu tuleb tuul, sellepärast need propellerid hakkasid tööle, enne ma pean nüüd mikrofoni niimoodi hoidma, et tuul sisse ei puhu. Ja miks meil selline mikrofon on selline, aga see on väga hea, see töötab hästi ja kui tahad teha välivõtetel mingit helisalvestust, siis alati kasuta sellist nagu täiendavat mikrofoni, siis kaamera enda mikrofoni kõlba kuhugi. No see kaamera enda mikrofon võtab kõik üldheli peale, et kõik, mis nii-öelda ümber ringi on, võtab peale, ta võtab küll otse ees ka, aga see on ainult 50% sellest oma helist ja no teine 50% on su ventilaatorid, naabrikoer, kes haugub ja muud sellised asjad. Meilgi haugub kuskil see mingi koer. Mis tehnikat me kasutame? Sul on siuke mõnus asi siingi jalgade vahel selline... Mul on see monopood on siin, aga monopoodi me täna nagu väga ei kasuta, aga me kasutame seda monopoodi 2 asja. Üks asi on see, et ma teen pildistamas, mis on mul pantud nii-öelda sellise kerge pehmenduse ümber ja see pehmendus on 2 asja. Kui õla peale toetan kaamerat, siis ta teeb õlale, ei ole nagu nii sooniv. Ja teine asi on see, et kui käega kinni võtad, siis ta ei ole nii külm. See metall läheb nagu külmaks, vaata, ja see hoiab nagu sooja. Ja, aga kinnas annab selle külma läbi, et mul on olnud isegi nii, et mul on kaamera käes olnud ja mul hakkab nagu nimetis sõrm lihtsalt külmetama, sellepärast, et see on nagu päästiku peal. Et on siis nagu puhtalt praktilise vajadusega asi. Jah, ja teine asi, kui ma filmingi, siis on mul ka tegelikult on see videopea on otsas, et... Videopea? Mis asi see on, et pannakse videole pea külge? Jah, et ta annab nagu liikumuse sisse, et lasen ta lihtsalt ilusasti nagu sellest klõpsusest alla ja panen parajalt ja siis saabki liigutada sellega, et kuhu suunas nagu edasi. Tahaks muidugi ära öelda selle, et see monopood on üks parimad, mida ma olen nagu siiamaani kasutanud mõne aasta jooksul, mis ma olen nagu pressifotograafina tööd teinud. Praegu enam ei tee, aga tänu just nendele jalgadele, et kui ma siin just mingisugune 6 aega tagasi või 3 nädalat tagasi pildistasin presidendi vastuvõttu ja seal tuli pildistada Kätle, mis on nagu siukene must töö, muudku tulistad, siis selle peale toetumine. Väga hea monopood, sest kaamera on sul balansis, mul kõrval mehed oigasid juba, kes käte pealt tegid, siis mina selle peale ei väsinud. Silmad väsisid, aga monopood aitas välja. See monopoodiga ongi tegelikult see, et kui sa algul mõtled, et su kaamera kaalub mingisugune
mis meil oli, seal oli 7200 oli sul ees, see kaalus 1,2 kilo pluss kaamer, see annab natuke üle 2 kilo, ütleme 2,5 kilo kõikide asjadega. Ja kui see 2,5 kilo on sul käes nii-öelda ühes asendis, pool tundi. 3 tundi oli see? No 3 tundi, aga sul väikeste pausidega. Aga ikkagi nii-öelda, et see väsib ikkagi väga kiiresti ära ja ma ei tea, et nagu harjutada võib, aga reaalsus on see, et lõpp läheb käest ära. Ja mis on kõige tähtsam, kui sa lähed välja pildistama öösel, siis alati pane ennast soojalt riidesse, näete, et muidu juhtub teiega nagu Karliga juts, kellel näete nina tatina juba kergelt ja täna on ta juba soojalt riides. Minul külmetavad küll sõrmed, kuigi kodumaine käsitöö on hea soe, aga Karlil tunduvad paremad asjad. Et mul on nagu sellest, kui ma panen nad kätte, mul on nad jälle nii-öelda kahe käed on soojad isegi, mul on külmad, aga saabas on soe jalas, sall on kaelas, topeltpesu, sul on teed oli autos ja alati on nagu väike tee kaasas, et tegelikult on alati natuke näksimiski kaasas, et tegelikult aeg läheb kõht tühjaks ja kui väljast külma käest sul läheb nagu kõht tühjaks, siis see võib väga kehvasti lõppeda, et sul läheb hästi kiiresti energia kaob seest ära ja nüüd lähme vaatame, mis me see kaamera seal taga tööd teinud on juba mingi 40 minti varsti. Kuule, jah? Lähme vaatame. Lähme vaatame. Nüüd vaatame, mis peale käib.